rahvas. Me oleme juba päris kaugele tõusnud. Mu jalad väsivad ära juba. Näe, vaadake. Nice. Leidsime ühe kena hoone, kus me saame enda maitsvat saia süüa. Ja teate, mis on parem kui soe sai? Soe sai meevõiga. Me teeme täna honey butter breadi. Outdoor boysi stiilis. Is there anything better than warm fresh bread? Yes! Warm fresh bread with honey butter! Kui kõht on tühi ja korisema hakkab, nüüd on aeg, kus Mr. Kennuritu kohkab. Esimene asi, mida sul on vaja honey butter breadi tegemiseks, on sai. Või leib see. Teine asi, mida on vaja, on trummipõrim, palun mesi. Dünaamiline, naturaalne, magus aine, mida kasutatakse söökides, isegi sinu lemmikus meekoomis. Viimases asjaks, mida on vaja, muidugi on võid. Meil on võid vaja. Alustuseks võtame saia, võtame ühe viila välja, eks ju, see viil, viskame teised suakasse kohta. Unustame nendest ära ja võtame selle ilusa esimese saiaviilu. Ärme praegu võid pane sinna peale, sellepärast, et me paneme selle rösterisse. Jah, mul tuli meelde, jah. Okei, rahvas. Siin tulevad, eks ju, sul numbrid. Ja nüüd sa peab panema selle settingu kõige põhja peale, sest miks ka mitte. Pange kolme peale see. Kolme peale on kõige parem teha seda. See ei ole liiga krübe ega liiga pehme. See on täpselt keskel. Ja nüüd võime lennutada selle sinna sisse. I'm too perfect. Kõik dude perfect jõud. Trikishoti predi. Sai hakkab vaikselt deterioratiima. Let's go! Tuleb välja, me tegime seda nii kaua, et see röster läks ise kinni. Okei, igatahes. Pange kolme peale, pange käima. Ja nüüd ootame 5 miljon aastat. Põhimõtteliselt oodake ära, kui sai röstib ära, siis määrige võid ja mett peale. Sööge ära, siis jooge haagaks oot peale. Sellega me lõpetame täna enda 6. osa ära. Näeme homme, aga praeguseni. Tšau!